Tere jälle tagasi tulemast ja lähemegi traditsiooniliselt nüüd järjest tehnilisemaks ja meie poolt on Alpagissist ette valmistatud siin rida selliseid tehnilisi, praktilisi, kasulikke näiteid, mida oleks nagu ka teil võimalik oma igapäevatöös kasutada ja ma tutvustan nüüd järgmise esinejaid. Et Tõnis Laur, meie Alpagissi tehnoloogiajuht, Ranel Suurna, ka paljudele igapäevaselt juba tuttav, ka ligi 20 pluss aastat vist või saamas varsti. Ja meie nagu müügitegevuse juht Ivo Omer, kellega siin jälle paljud ootavad järjekorras, et saaks tehniliste küsimustega tegeleda, et Ivo on meie tehnilise toe konsultant. Nils Niitov, meie KISSi arhitekt ja Triin Abrams, meie Kauksere projektijuht. Olge head. Nii, jätkame siis tehnilisema osaga ja selle tunnise ettekande eesmärk on siis anda ülevaadet tooteportfelli lõikes erinevatest uuendustest. Et siin hommikuste slaidides juba ka käis läbi, et neid tarkvarasid on hästi palju, mille vahel orienteeruda. Aga tegelikult, kui nii-öelda KISSi juurutust alustada, siis seal põhilised valikud on see, et kas me alustame nii-öelda pilvepõhise ArcGIS Online juurutusega või vajatakse ikkagi keskset oma infrastruktuuri paiknevat ArcGIS Enterprise keskkonda. Ja nende kaudu siis on valikud, et milliseid portaale kasutada. Ja me kohe ka jõuame sinna, et kui me täna kasutame seda ArcGIS Prod, mis on nii-öelda spetsialisti töövahend, siis tegelikult ka seal väga paljud töövood ja kõik haakuvad juba tänapäeval nende portaalidega. Ja üldse kogu selline tarkvara kasutus on siis nii-öelda üleminekul kasutajatüüpide põhiseks, ehk et nii portaalis veebikasutajad, välitöötajad kui ka siis KISS spetsialisti ArcGIS Pros, et see litsenseerimismudel on nagu lihtsustamisel, et me kõike seda saame teha siis nende kasutajatüüpide kaupa, et alustades siis kõige lihtsamast vaatajatasemel autenditud kasutajatest kuni sisuloojate, välitöötajateni ja erineval tasemel siis ArcGIS Pro kasutajateni. Ja kui ütleme, olete harjunud, siis üldjuhuse nii-öelda kasutajate tüüpide haldus käib ArcGIS Online'is, aga ka suuremates ettevõtetes, kes on siis ArcGIS Enterprise'id juurutanud, siis kogu see kasutajate haldus on võimalik siis teha ArcGIS Enterprise portaalis. Aga mina alustaksin siis ArcGIS Pro uuenduste tutvustamisega. Et täna meil on selline tunnine lühiülevaade, aga homme on meil terve tehniline sessioon, kus me vaatame neid uuendusi ka täpsemalt. Et viimane ilmunud versioon ArcGIS Prost on meil 3.4, et loomulikult vahepeal on ka väiksemaid veaparandusi ja täiendusi, nii et on 3.4.3 see viimane ametlik. Ja tegelikult järgmine nädal peaks ilmuma siis 3.5 versioon ametlikult, mida me siin ka täna siis näitame juba. Ja kui me siin vaatame, et väga palju funktsionaalsust liigub veebi ja erinevatesse äppidesse, siis ArcGIS Pro on endiselt KISS-spetsialistile selline põhiline töövahend, kus toimub siis andmehaldus, analüüsid ja kõik sellised põhifunktsionaalsused. Ja ArcGIS Pro pidevalt täieneb, täna oli juba juttu, et väga palju on erinevaid AI täiendusi, erinevaid just, kui me tahame seal kõikide tööriistade vahel orienteeruda, et kuidas kõige õigemaid tööriistu üles leida, et sellised abivahendid. Pidevalt täienevad meil erinevad andmeformaadid, mida me saame kasutada, andmebaasid välised, kuhu ühenduda. Aga hästi palju on ka selliseid võib-olla kasutajaliidese täiendusi, et kasutajatel tuleb ettepanekuid, mida peaks soovitakse, et siis neid viiakse sisse, et vahel mõni üksik võib-olla hiireklikk, mis jääb tegemata, tegelikult muudab meie tööprotsesse väga palju kiiremaks, et siin mõned näited on näiteks ruumifiltrite koha pealt, käänupunktide visualiseerimine laialdasemalt, aga läheksimegi kohe edasi siis ArcGIS Pro vaatesse ja vaataks neid mõningaid uuendusi juba siis tarkvaras endas. Mul on praegu siin üks kaart siis teede andmetega Transpordiameti teeregistrist siin põhimaanteedest tugimaanteedeni
Ja esimene asi, mis ma tahtsin näidata, on, et siis 3.5 versioonis ilmub selline võimalus, et me saame neid projekte salvestada siis ka portaali, et kui me oleme harjunud, et me portaalis jagame andmeid, veebikaarte, siis nüüd saab ka neid ArcGIS Pro tööprojekte seal jagada, et paneme siin ühe nime, siis me näeme ka neid valikuid lähemalt. Ja siin on sellised võimalused, et kas ma jagan neid portaalis, neid projekte nagu enda töö jaoks, näiteks ma tahan töötada erinevatel arvutites, kodus, kontoris, siis näiteks sellised OneDrive'i keskkond ei ole kõige sobivam nende kaardiandmete haldamise jaoks, et siis portaali kaudu on väga mugav, et meil see projekt on portaalis, iga kord hakkangi teda sealt siis avama. Ja koos selle portaali jagamisega projekti puhul siis me seadistame ka ära, et kes on harjunud, et me teame, et seal on nii-öelda väike teekonnad andmebaasidele, tööriistadele, et kus siis need täpsemalt asuvad ja siin on ka lähemalt siis teised võimalused, et kas ma jagan portaalis seda projekti kellegi teisega või me teeme üldse ühistööprojekti, aga me nendesse kõikidesse detailidesse ei hakka siin praegu siis süübima. Lisaks pidevalt täiendavad ka need valikud, kuidas portaali keskkonda enda jaoks kohandada. Jällegi ma kõiki detaile ei hakka siin läbi käima, aga üks näide on siis see, et meil on nagu sellised eeldefineeritud valikud, et me saame määrata, et kas me tahame tegeleda kaardistusega, siis vastavalt meil need nii-öelda paanid muutuvad, tahame andmeid sisestada, või nüüd on ka uuendus see, et me saame ise defineerida enda valikud, et võib-olla mul on ka oma erinevad tööprotsessid, tegelen andmesisestusega, analüüsiga, siis saan täpselt juba eeldefineerida minule vajalikud need algseadistused, et kui ma avan erinevaid menüüsid, võib-olla vahepeal see programm läheb üsna kirjuks, et ma saan väga kiiresti taastada oma sellise lemmikseisu. Siis järgmisena ma näitaksin sellist uuendust, et on võimalik, on meil nii-öelda kihifiltrid, selles ei ole ka midagi uut, et atribuutide põhiselt meil andmebaasis võib olla terve Eesti mingid andmed, me tahame ainult sealt osaliselt neid välja filtreerida, siis täiendusena on nüüd selline võimalus, ma korraks valin siit ennem ühe Saku omavalitsusega välja, et siis on paremini seda filtrit näidata. Et siin on ka siis võimalik lisada siis ruumifiltreid, et loomulikult meil ennem on ka kõiki ruumipäringuid võimalik teha, tegime seal selection layer'id selle baasil, aga et selle sama nii-öelda originaalkihi peal, et me ei peaks midagi dubleerima, saame kohe siis lisada ruumipäringu ja anda ette siis, et näiteks tahame sellest teisest kihist valitud objekti osad teha siis vastava sellise filtri, paneme siia filtri nimeks ka Saku, et mul nüüd kuvatakse ainult need põhimaanteed, mis siis lõikuvad siis Saku vallaga. Ja jällegi mul siin teised maanteed on sellised filtrid juba olemas, kui ma need siin korraga välja valin, siis ma võin ka siit neid filtreid mitmele kihile korraga omistada, et jälle selline mugavuse vahend on juures. Liigume edasi järgmisesse projekti. Siin on mul selline tehnovõrgude andmestik, kohe peaks avanema, aga siin nüüd ma ütlen kohe, et need tehnovõrgu andmestikud on fiktiivsed. Ja üks täiendus on see, et me saame kohe kuvada kõikide objektide käänupunktid. Et ma ise arvan, et see on üsna selline vajalik lahendus ja ta ei ole ka selline staatiline lahendus, et kui me siin näiteks liigume sisse ja lülitame näiteks mõne kihi välja, lülitame näiteks katastriüksused välja, siis me näeme, et need käänupunktide visualiseering ka muutub sellest sõltuvalt, et kas nad on nii-öelda ühe objekti käänupunktid või on nad nii-öelda node'id, mida jagavad mitmed objektid ja siin on ka näha juba näiteks, et ühel torustikul ei ole siin näiteks ühenduspunkti peal ja siis ta kuvab nii-öelda sellise rippuva elemendiga sellise sümboli ja need sümbolid on siin ka ilusti näha, et need, mis erinevad võimalused on, et mis on nii-öelda andmesisestajatel juba teada, et mis on eri tüüpi siis käänupunktide võimalused. Ja Pro puhul ma veel
näitaksin ühte uuendust, mis puudutab siis andmete jagamise osa, et jällegi me toimetame siin Pro vaates, aga tahame andmeid jagada siis näiteks ARCIS Enterprise portaali ja tahame üle kirjutada siis oma teenuse. Valime siit selle sama olemasoleva torustiku demo teenuse. Siis üks täiendus on see, et erinevaid kategooriaid ja nii-öelda saame lisada siis teenuse kirjeldusse, et kui hiljem metaandmetest otsida, siis kõik see varem käis nagu nii-öelda käsitsi tekstina, et nüüd on ta viidud selliste valikute põhiseks, mida saab siis portaalis defineerida. Ja nagu meie test selle portaali peal on ka näha, et kui käsitsi sisestada, siis tuleb väga sarnaseid valikuid, aga et just süstematiseerida, siis me tegelikult oleks mõistlikum neid teha olemasolevate valikute põhjal. Ja üks oluline täiendus minu arvates on jälle mugavdus on see, et kui me publitseerime teenused ARCIS Prost, et siis hiljem meil on nii-öelda need REST-teenused, veebiteenused, millega me suhtleme ja seal kasutatakse selliseid kihinumbreid, mis on siis erinevate päringute edastamise aluseks. Siis kui me tahame mingit teenust üle kirjutada, siis nüüd me saame võrrelda, et nende kihinumbritega ei oleks segadusi, et kui meil on juba varem mingid rakendused defineeritud, et seal midagi katki ei läheks. Et siin praegu ongi hoiatus näiteks, et mul siin kliendiühendus ja magistraaltoru, kui ma võrdlen, et on näha, et ennem need numbrid olid vastupidi, et see on nagu hoiatus, et kui ma nüüd publitseerin teenuse üle kirjutan, et ma peaksin ka veebis kontrollima või siis on mul juba võimalik siin enne publitseerimist need ID-d nagu üle kontrollida ja võimalikult probleeme vältida, et kui näiteks on uued kihid lisanduvad, need saavad järgmised ID-d, siin probleemi pole, aga et just kui on nagu olemasolevate üle kirjutamine. Nii, aga liigume edasi. Mõne sõnaga ka ARCIS Enterprise'ist üldisemalt, et pärast meil on siin ka nii-öelda või selle Experience Builder ja muude rakenduste osas täiendusi, aga et siis ilmumas on 11.5 versioon ja võib-olla oluline märksõna ongi see, et see 11.5 Enterprise versioon on siis viimane versioon, mis toetab seda MapViewer Classicut ja Web App Builderit, ehk et peaks toimetama selles suunas, et oma kaardid ja siis rakendused Experience Builderi peale üle viia, et nii-öelda suurem muudatus tuleb aasta lõpus siis 12 versiooniga, aga samas kuna Enterprise on enda paigaldatav, siis saab ise ka valida seda aega, et millal need üleminekud teha. Ja Enterprise'is on ka mitmeid administreerimise uuendusi, seal on võimalusi, kuidas paremini auditeerida, mis portaalis toimub, on nii-öelda sisuüksuste klassifitseerimist, et kui meil muidu oli ainult rollipõhine, siis on nüüd võimalik veel eraldi määrata, et on nii-öelda konfidentsiaalsed andmed, mida saavad ainult teatud isikud ligi. Väga palju on siin laiendusi täienenud, aga nendest uuendustest siin juba jooksvalt edaspidi detailsemalt. Tahtsin ära märkida ka uuendused, mis puudutavad utility network'i, mis on siis selline peamine lahendus siis tehnovõrkude KISS-i juurutuseks tänapäeval ARCIS-il, et siia on lisandunud siis sellised abistavad tööriistad, mis võimaldavad olemasolevaid andmeid siis utility network'i andmemudelile üle viia, et see protsess oleks märksa lihtsam ja need probleemsed kohad lihtsamini identifitseerida. Ja viimasena ma tahtsin veel ära märkida ühe laienduse, mis on siis veebipõhine äpp, on Web Editor, mis võimaldab siis andmete sisestust veebikeskkonnas ja ta ongi just optimeeritud andmete sisestusele. See äpp ka pidevalt uueneb, tuleb uut funktsionaalsust sinna juurde. Ja ma avan ka korra siis selle äpi siit Enterprise'i äppide alt. Ja erinevalt tava võib-olla veebirakendustest ongi siin see erisus, et mul avaneb nagu tühi äpp, et põhimõtteliselt nagu ARCIS Pro's avaksin tühja ARCIS Pro ja seejärel ma saan juba ise valida, et millise kaardi ma siia lisan. Ja avame ühe näidisprojekti ja põhimõtteliselt ongi tegemist sellise lihtsama nii-öelda desktop-keskkonna alternatiiviga, et kui meil näiteks on andmesisestajad, kes igapäevaselt Pro's ei pea toimetama ja samas mingit ekstra rakendust ka ei taha luua, et siis on võimalik seda teha siis selles Web Editori keskkonnas, et kus meil on ka kõik need infod olemas, saame atribuute vaadata, filtreerida, päringuid teha
ja loomulikult siis kõik sellised andmesisestuse tööriistad, et näiteks valime siit ühe katastriüksuse välja, siis ilmuvad kohe siin kõik kas vertexite muutmised, kuju muutmised, mida me oleme harjunud Pro keskkonnas tegema. Võime siit näiteks selle uue osa joonistada. Andmesisestustel kõik sellised täisnurksed snapid, mitme atribuudi lisamised. Aga ma siia hetkel pikemalt ei tahaks ka sisse minna, et seda on meil ka järgmisel päeval rohkem juttu, et ma tegelikult annaksingi siit sõna edasi Ranelile, kes jätkab siis Arcis Online'i uuendustega. Tere päevast! Suur rõõm taas kord kõiki teid näha, tõepoolest 20 aastat esripäevi minule isiklikult. Ja Tõnis tegi juba väikese sissejuhatuse ja ma jätkan sealt kohast ja räägin teile natukene ja ka näitan mõningaid täiendusi, mis on tulnud juurde Arcis Online pilvekeskkonnas. Tunnistan ausalt, mida aasta edasi, seda keerulisem on tegelikult üldse seda online'i mahutada mingitesse väga konkreetsetesse piiridesse või raamidesse, sest et see on üha enam integreeritud ka kõigi paljude teiste Arcis platvormis olevate lahendustega, kaasa arvatud ka siis Arcis Proga ja nii edasi. Aga mul jäi siin eelnevast ettekandest meelde üks sõna, mis kandis nime stress või stressiperiood, et ma just mõtlesingi alustada enda näiteid sealtmaalt, kuidas võib-olla natukene seda stressitaset maandada praegustel ärevatel aegadel. Et on ka tegelikult kasutajad meie käest päris pikki aastaid uurinud, et kas ka online'is oleks võimalik kuidagi neid kogemata või tahtlikult kustutatud objekte vajadusel ka pärast tagasi kutsuda. Ja esimene näide ei olegi mitte nii väga otseselt kaardiga seotud, kuivõrd just võimalusega, et kui näiteks kasutada siin seda delete funktsionaalsust, siis siin on nüüd juba mõnda aega võimalus teil ka otsustada, et kas te siis eelistate suunata selle sisu lihtsalt sellisesse nii-öelda prügikasti, kus teda siis veel hoitakse 14 päeva igaks elujuhtumiks, või kui te olete juba lõpuni kindel, et te päris kindlasti ei soovi seda hoida, et siis on loomulikult ka variant kustutada ära taga koheselt, mis on olnud ka varasemalt, aga siis jah, me siin kolleegidega juba oleme omavahel rääkinud, et päris mitmega demo ettevalmistamise juures oleme me seda funktsionaalsust juba ka edukalt kasutanud. Seda tehnilist seadistamist ma näitan teile juba lähemalt ka homme, kui meil tuleb online'i teemaline sessioon nii minul kui ka teiste kolleegide esitluste juures. Aga läheme siit edasi juba konkreetsema projekti juurde, et need näited minu poolt saavad olema seotud suuresti kaardiaknaga ehk siis MapViewer keskkonnaga ja Tõnise viide on selles mõttes jah asjakohane, et osadel asutustel veel hetkel on siin valikutes 2 alternatiivi, aga üldisemalt jah tuleks oma tegevused suunata, kus see vähegi võimalik on ikkagi selle uue kaardiakna ehk siis selle MapVieweri peale. Ma olen teinud siin valmis ka mõned andmekihid. Esimene nendest on kevadhooajale sobilikult toodud välja selline voolu veekogude andmestik, et kui te olete näiteks andmeid pannud kokku, sageli te teete seda ka kindlasti läbi Arcis Pro, et siis teenust publitseerides te saate siis kasutada seal ära ka selliseid kuvamise filtreid ja nende filtrite tarkus liigub teile edasi ka siia, kui te nüüd olete need andmed toonud online keskkonda üle. Ja see tähendabki, et mida lähemale me ekraani peal liigume, siis te näete ka siin kõrval legendi loetelus, kuidas see sisupool vajadusel täieneb. Me saame kasutada nii möödkava põhist filtreeringut kui ka objektide klasside alusel filtreeringut. Ja siin ühtlasi on hea võimalus näidata ka seda, et on siis täiustunud ajas ka kaardikirjade seadmise valikud. Märgise klass, mis desktop tarkvara puhul on olnud juba aastaid, mille tuttav, on siis lisandunud juurde ka online keskkonda. Nii et kui me sooviksime siin all nüüd mingisuguseid kiireid muudatusi teha,
Me saame kasutada neid erinevaid värviskeeme, värvimudeleid, kui me teame täpselt, millised need koodid või ütleme siis värvimudeli parameetrid on, siis me saame neid sisestada ka otse siia sisse, kehtestada oma otsused ära ja ühtlustada näiteks siis vajadusel seda sümboloogiat ka teiste vooluveekogude kuvamis kartograafiliste kujutusviisidega. Lähme edasi, et tihtilugu, kuidas neid vooluveekogusid ületada, kui me sõiduvahendiga liigume ja teatud puhkudel ka ju jalgsi, et siis tulevad meile abiks sellised ehitised, mida me kutsume sildadeks. Ja siin järgnevate näidete juures ma nüüd toongi juba selle teema rohkem siia silla spetsiifikale lähemale. Ja kui siin oli nüüd juttu nendest filtreeringutest, siis kui on nüüd kiht selekteeritud, täpselt samamoodi on nüüd võimalik neid andmeid mugavamalt liigendada ja vaadelda ka siit, eks ole. Et ennem oli siis vooluveekogude puhul möödkavaline erisus, aga siis ka rühmitatud andmete puhul täpselt seda sama saame ka teha. Mida me veel võime siin välja tuua, mis on seotud näiteks atribuuttabeli täiendustega, on siis see, et ka selliseid, ütleme, andmete statistilisi näitajaid, parameetreid, kuidas väärtused jagunevad. Üks võimalus on siis vaadata siin ka sellist infonuppu, et kui palju siis meil üldse siin Eesti piires sillaga seotud ehitisi kokku on. Siin on näha siis objektide arv, siin on näha see, et millistele teelõikudele neid kõige rohkem langeb. Siin ilmselgelt rekordit troonib üks pikk riigimaantee, aga et mitte siis ainult läbi data engineeringu või selliste tööriistade, mida me ArcGIS Pros kasutame, saame järjest rohkem neid asju lahendada ära ka otse pilvekeskkonnas ehk siis ArcGIS Online'is. Ja mida veel tasuks kindlasti tuua välja, on siis, paneme siia juurde ka sellised hooldelepingud, toome sisse sellise maanteede võrgustiku, et sildadega ja ka paljude teiste teerajatistega toimuvad ka sellised regulaarsed seired, hooldustööd, rekonstrueerimised ja nii edasi. Ja mida ma siin soovisin näidata, on siis see, et kui me tõstame siit ja valime välja konkreetse objekti, teeme siin lahti näiteks atribuuditabeli, siis on tehtud meie jaoks mugavamaks ka see, et kui me soovime sealt paralleelselt kasutada ka seose tabeleid, seose klasse, siis konkreetse teelõiguga seotud sillaobjektide hooldustööd on siis ka sedapidi lihtsam tuua endale kohe välja, et me saame seda ülevaadet mugavamalt jälgida. Ja samamoodi, kui neid atribuutandmeid on vaja rohkem kasutada, siis mugav on siit teha lahti ka näiteks paralleelselt see silla atribuuditabel, ehk siis ühes ja samas aknas saab olla paralleelselt avatud soovi korral ka mitu atribuuttabelit üheaegselt. Me küll vahetame neid, aga me ei pea neid enam eraldi akendes niimoodi, me ei pea eelnevat akent selleks varem kinni panema. Nii, ja mis nüüd veel nende kujutusviiside osas võib-olla saab siin all tuua välja, on siis sellised nii-öelda efektide kasutamised, ehk siis puhas selline juba kartograafilise disaini spetsiifika, et siin ma olengi proovinud lahendada siis seda ülesannet niipidi, et saate siis nii-öelda anda kas siis mingeid rõhuasetusi või määrata neid efekte. Vaatame korra siit liiklussagedus. Ja siin seda materjali on lihtsalt niivõrd palju. Nii, ja et siis nii-öelda rõhutada ühe või teise tunnuse kas esinemist või siis vastupidi tuua kas mingeid keskmisi väärtusi rohkem välja ja nii edasi, nii et üks näitlikustav pool ongi, et tuua välja näiteks neid kohti, kus neid sildu ületab ööpäevas rohkem kui mingi teatud kriitiline arv suuri veokeid ja linnade vahelisi kaubaautosid näiteks. Ja siin Transpordiameti info alusel peaks nüüd sellel aastal olema
planeeritud ka mõningad sellised sillaremondid, ehk siis see tähendab seda, et kui on ka vaja avalikkust või kodanikkonda näiteks teavitada, et siis millistes kohtades võivad olla näiteks kas teetõkked või ümbersõidud, et selliseid sümboleid saab nüüd kasutada ka animeeritud kujul. Täpselt sarnasena nagu on desktop tarkvaras seda võimalik teha, et siis need keelumärgid võib siin tõsta ja näidata ka selliste vilkuvate täpikestena. Ja mis nüüd puudutab veel seda, võtan siit need kihid praegu välja. Liiklussagedus ja graafikud. Neid on lihtsalt niivõrd palju. Nii. Ka graafikute osas on tulnud siin neid funktsionaalsusi kõvasti juurde, et ka näiteks jälgida seda, millise intensiivsusega teelõikudes nüüd see seisundi indeks, mis on siis teatud hinnang sellele silla seisundile, et meie keskmine sillapark on Eestis siin 40+ aastat, et meil on siis mugav valida siit mingisugused plokid välja ja saame neid kiiresti ka siin andmetena, kihtidena ka vaadata. Paneme korraks siit need sisse, et valime näiteks siit mingisuguse lõigu välja ja saame siis neid kiiresti jälgida ka näiteks kaardi peal. Ja vajadusel neid maha võtta. Ja mis on nüüd online vaates päris selline uus täiendus, jällegi natuke juba tehniline selline kinnitus eelnevale sissejuhatusele, et meil on nüüd tulnud juurde siia keskkonda kasutuseks ka selline model builder funktsionaalsus, ehk siis ma saan liikuda siia analüüsi aknasse. Ma olen siia teinud juba ka ühe sellise mudeli põhja valmis. Ja minu soov ongi teada saada seda, et kui me siis loeme kõik need 100 erinevad sillaühikud kokku ja võtame siis aluseks riigimaanteed, et millistes Eesti omavalitsustes, kuidas siis keskmine see ühe või teise silla seisundi indeks aritmeetilise keskmisena üldistatuna sellele omavalitsusele, millise resultaadi ta välja annab, et mingeid väga sügavaid järeldusi sealt teha ei saa, sellepärast, et kui on näiteks piirkond, kus võib-olla ühtegi sillarajatist ei ole, et siis see võib jääda lihtsalt ka tühjaks, aga mõte on selles, et me saame siin samas model builderi keskkonnas muuta oma tööprotsesse automatiseeritumaks, kiiremaks. Me saame siit alt otsida kihte kas siis oma online konto alt või ka juba väliste partnerite poolt tehtud teenuste alusel. Saame siin defineerida ära tööriistad, mida me soovime kasutada. See valik ei ole küll praegu liiga pikk siin vektorkihtide puhul, mis töötluses on kusagil 23, kui mu mälu ei peta, aga see kindlasti aja jooksul täiustub. Ja kui siis on meil juba see mudeli struktuur olemas, et me ei peaks neid protsesse enam ühekaupa siin läbi jooksutama, et siis ongi meil juba võimalik teha see protsess aktiivseks. Nüüd on siis näha, et ta hakkab neid kihte tasapisi vaikselt nii-öelda läbi käima ja kuna siin aeg natukene pressib peale, et siis ma võin selle lasta rahulikult ära lõpetada, aga ma saan juba tegelikult põhimõtteliselt seda lõppväljundit teile kiirelt ka presenteerida, ehk siis kui objektidele omistatakse külge omavalitsuse info, hiljem loendatakse see omavalitsuse info kokku ja moodustatakse selle alusel siis vajalik horoopleedkaart, siis siit pealt tulevad välja ka natukene teatud sellised regionaalsed iseärasused, et kuigi neid uusi objekte on rajatud viimastel aastatel päris palju, et siis selle üldise sillapargi vanuse tõttu ikkagi regionaalselt ja ka tegelikult siin Harjumaa piirkonnas, et see investeeringu vajadus on tegelikult jätkuvalt suur ja siit on ka selgemini siis tulevad ka võib-olla välja need piirkonnad, kus võib-olla siis seda seisundi taset oleks hea, kui see natuke veel ajas tõuseks, et see turvalisus ja kõik see liiklusohutus oleks ikkagi sellisel tasemel, nagu me ise seda eeldame. Nii, no näete, tegi taustal selle valmis, ma jõudsin rahulikult oma jutu siia ilusti ära rääkida. Siin kõrval on siis võimalik vaadata ka seda logi, mis ajal
millist protseduuri on käivitatud, millised kihid on seal osalenud, nii edasi. Nii et sellest kõigest ja paljust muust online spetsiifikast tuleb siin juttu ka kohe siin ja praegu. Kolleeg Ivo Omer juba jätkab nende teemadega, aga kindlasti te saate seda kuulda ka homme. Nii et mina soovin teile ilusat konverentsi jätku ja püsige lainel. Aitäh! Sõna sulle, Ivo. Jaa. Just, et jätkamegi siis ARKis online lainel, et esialgu me rääkisime proost, et me teeme kihid valmis, töötleme andmed ära, siis avaldame need online'i, kasutame online'i veebikaarti, et need asjad kõik kokku panna ja mis me edasi teeme sellest. Edasi me teeme sellest veebirakendusi. Tavaliselt on väga populaarne olnud kasutada niisugust lahendust nagu Web Builder. Kuid tuletan meelde, et järgmisest aastast esimeses kvartalis ARKis online'is enam Web Builderi uusi rakendusi teha ei saa ja olemasolevaid muuta ei saa. Nüüd, mis puudutab siis Enterprise lahendusi, siis alates 12.0 versioonist ei saa enam kasutada olemasolevaid siis Web Builderi rakendusi ega ka uusi luua. Ja kui teil keegi kasutas ka Developer Editionit Web Builderist, siis need jäävad alles, aga sinna enam siis uusi ka parandusi ja turvauuendusi ei tule. Et edaspidi olekski siis mõistlik kasutada siis uut tehnoloogiat, mis asendab siis 10 aastat juba kasutusel olnud Web Builderit, selleks ongi Experience Builder. Ja nüüd ühe uuendusena on meil siis Experience Builderist tekkinud võimalus luua kiirrakendusi ehk siis Express Mode. Esmasel siis avamisel teile tulebki lihtsam viis, kuidas neid rakendusi teha. Esialgu saate valida malle ja need mallid, kui te vaatate, tegelikult tunduvadki juba päris sarnased, nagu nad olid seal Web Builderis. Saate välja valida endale sobiva malli, kas ta on siis, meenutab siis dashboardi või midagi muud. Ja kui alustate mallist, siis esimesel käivitamisel teile tegelikult ka näidatakse juhised, et mis ühe või teise siis mooduli või siis vidina alt välja tuleb. Siit saate ilusti kõik üks sammhaaval läbi teha. Ja kui olete tutvunud, siis saate hakata lihtsalt ja kiiresti lisama siia vidinaid erinevate siis valikutega. Et vidina menüü on meil üleval pool olemas ja siit saate näha, et neid vidinaid on päris palju ja nad üpriski kattuvad nendega, mis on olemas juba siis Web App Builderis. Kui sellest jääb väheks ja tundub, et nagu tahaks midagi veel ägedamat teha, siis saab välja lülitada sellest Express Mode'ist ja minna täis rakendusse, mis on siis tavaline nii-öelda Experience Builder. Siin ma olen ette valmistanud juba mõned moodulid ja ma räägiski ära, mis on nagu viimase uuendused võib-olla. Et nüüd kõige uuem siis muudatus on see, et te saate teha siis uusi toiminguid läbi kaardi. Kui te vajutate mõnele objektile, siis avaneb kohe selle objektile avades külgpaneel. Näiteks siin külgpaneelis on välja toodud meil tabel ja tabelis te näete, on nüüd uus võimalus kuvada manuseid. Välja valitud objekti me saame siis seisile tuua, valides välja just konkreetselt kaardi pealt valitud objekti ja sealt võtta ka manused. Ja siin me näemegi, et näiteks detailplaneeringu juurde on lisatud mingi keskkonnamõju hindamine. Kui kiht on muudetav, siis saab ka uusi manuseid lisada siin samas tabelis kohe sellele kihile juurde. Järgmiseks vaatame kaardikihtide uuendusi. Et nüüd on võimalik Experience Builderis lõppkasutaja saab ise kõiki kihte hallata, kui see võimalus on talle antud, et saab kihte sisse lülitada korraga ja välja lülitada. Samuti kihtide loetelus on toodud ka märgised ja joonistamise kihid. Ja joonistamise juures on uueks uuenduseks näiteks see, et me saame märkida tabulaatoriga või siis tähepnupuga ka konkreetse kraadi, kui palju me tahame mingis suunas minna ja kauguse näiteks meetrites. Ja selle siis paika panna täpselt nagu täpsemaks siis digitaliseerimiseks. Seejuures üks võib-olla kõige nõutum ja taga oodatud siis uuendus on ka
kirjamärkused, et me saame kirjutada sobivaid märkusi ja lisada selle märkuse siia kaardile täpselt nii, et oleks selgem ja arusaadavam, millest jutt käib ja millele on see täiendus siis tehtud. Kui täiendused on kaardile lisatud, siis nad on, nagu mainitud, siis nähtavad ka kihiloendis, saab sisse välja lülitada ja kui soovime kaarti edastada, koos nende märkustega saame siis kaardi välja printida. Järgmiseks vaatame võib-olla infovidina täiendus on see, et kui varasemalt sai lisada siia pidi ükshaaval võtma kihte ja lisama siis sidumäära kas ühe kaardiga või siis tooma lisaks mingisuguse andmekihi juurde, siis nüüd on võimalik kasutada valikut, et suhtlekaardiga, mis meil siin on ja tuuakse kõik kihid koheselt nähtavale info, siis objekti info vidinasse. Täiendavalt vaataks äkki siis ka filtri uut võimalust. Nüüd on saadaval kohandatud filtrid. Kohandatud filter lubab lõppkasutajal siis kliendile, kellele seda rakendust tehakse, avalikkusele või siis kolleegile koostada endal SQL siis klausleid, e-päringuid. Näiteks siin me oleme välja valinud siis seesama detailplaneering ja me tahaks näha, et millised on võimalused selle klausliga neid päringuid teha. Et me valime välja näiteks hoonete kihi ja saame ise klausli kokku panna, et me saame filtreerida erinevate siis väljade alusel. Näiteks võtame ehitamisstaadiumi, et millal siis hipodroomi uusarenduses mingisugusel hetkel hooned valmivad ja siis saame näidata neid konkreetselt selle filtri abil. Et siis kas esimeses staadiumis, teises staadiumis valmivad hooned ja kõik need siis kuvatakse kaardil. Ja kiiresti, kui me tahame filtrit tühistada, on siis olemas tühistamise nupp. Järgmiseks vaataks otsingu uuendust. Otsingu uuendus on ilmselt ka üks hästi nõutud uuendus nimelt, kui te soovite teha, et kaardi otsingud oleksid ainult konkreetse piirkonna kohta või näiteks ainult Eesti kohta. Varasemalt pidi tegema Eesti kohta siis päringute tegemiseks eraldi geolokaatori vaate, kuid nüüd on võimalik seda teha lihtsalt paari nupu vahetusega, et valime välja siis kindla regiooni ja märgime siis regiooni koodi ära, et siis kas Eesti, EE või siis EST. Ja kui me selle otsingu hakkame siis tegema, siis me leiamegi konkreetselt välja, et ainult Eesti aadressid tulevad. Et kui me võtamegi näiteks London, hakkame kirjutama, tulevadki ainult Eestis osavad Londoni asukohad. Näitan siis ka alternatiivina, et kui mul oleks jäänud välja lülitatuks, siis seesama aadressi otsing, sama London, annab meile juba ka Inglismaa tulemusi. Et ei olegi vaja minna kuhugi Enterprise'i lisama uusi lokaatori vaateid, vaid seda kõike saab väga lihtsalt siin samas ühes Experience Builderis teostada. Lisaks uuendusena on tulnud ka 360 piltide ja 360 videot vaatamise võimalus. Et näiteks siin ongi nüüd kokku kogutud 360 pildid, mis on siis 3D HDC poolt väljatööde käigus korratud TalTechi hoones. Ja kui me valime välja näiteks mõne siis objekti ja me saamegi näha kohe seda 360 vaadet pildina ja me näeme ka kaardi peal parasjagu sektorit, et kuhu suunas see liigub. Üks siuke pisimugandus, mis ilmselt on hästi mugav ja kasulik rakenduse loomisel on see, et kui nüüd sa sooviksid oma rakendust kontrollida, kas ta mobiilivaates ka töötab hästi või peaks midagi veel täiendama, siis siit samast ülevalt sa saad avada kohe QR-koodi ja avada siis telefoniga selle sama Experience Builderi rakenduse ja näha, kas kõik objektid oma koha peal on või tuleks midagi kohandada. Et ei ole vaja hakata kuskilt kaugelt otsima. Võtame siis edasi võib-olla natuke lihtsamate rakendustega, mida on võimalik samuti teha andmete avaldamiseks. Et kui Experience Builder tundub jätkuvalt natuke keeruline, siis on olemas ka meil kiirrakendused nagu Instance Appid. Aeg-ajalt tuleb ikka siia uuendusi juurde, et näiteks on siin tulnud siis
Observer rakenduse juurde või siis Compare ja alati saab neid uusi rakendusi vaadata, et mida nad siis täpsemalt teevad. Kui vajutada siis näidislahenduse peale ja oodata hetke, kuni ta laeb, siis me näeme, et näiteks Compare ehk siis võrdlusrakendusega me saame luua hästi kiirelt rakenduse, kus on meil 2 erinevat kaarti ja kui me liigume ühe või teise kaardi peal, siis nad mõlemad on sünkroonis ja kuvatakse meile seda infot parasjagu, mida me vaatame ja saame kergelt võrrelda seda. Nende instance äppide juures on ka tulnud uuendus, mis lubab meil luua mitmeid erinevaid tõlkeid, et näiteks see rakendus, mida teile homme siis Raanel ka näitab täpsemalt, sisaldab siis tõlkeid eesti ja ukraina keelset versiooni samast rakendusest ja seda rakendust on võimalik tõlkida kasutades siis GeoAI-d või AI-d, mis siis teeb lihtsamaks tõlkimise ja automaatse tõlkimise. Ja kui veel rakendustest edasi rääkida, siis on niisugune põnev rakendus nagu Content Store for ArcGIS. Et meil päeva esimeses pooles oli ka juttu sellest, et kuidas nagu piirialadel ei ole võimalik lennata ja selle lahenduseks ongi nüüd Content Store for ArcGIS, mis võimaldab tellida endale satelliitfotosid. Et me saame näiteks võtta Narva linnasid, võtame siis piirkonna kas siis extendina, kaardi ulatusena või siis joonistame ise või võtame mõnest kihist ja otsime siis viimase näiteks 6 kuu andmestikku. Läheb hetk aega ja siis satelliidi andmelahast otsitaksegi meile võimalikke vastuseid. Kui me zoomime natuke välja, siis me näeme ka peale siis hiirega liigutades katvad alad. Näiteks esimene on päris hea, katab ära, teine ilmselt ei kõlba meile. Ja siin, mis veel me näeme, on siis resolutsiooni suurust, milline on pilvkatte ja kui suure alaga on tegemist. Samuti on ka hinda kohe näha siin juures. Et see rakendus on kõigil ArcGIS Online kasutajatel kättesaadav ja väga lihtsalt on võimalik siis andmeid tellida. Et näiteks kui me vaatamegi siit näiteks esimese valiku, et tundub suhteliselt pilvine. Kui me siin veidi rohkem ringi surfame ja vaatame neid teisi kaarte, siis me võime tegelikult ka leida niisuguse ala, kus on vähem pilvisust. Ja kui me oleme rahul tulemusega, lisame selle omale siis tellimuskorvi nii-öelda ja saame näha, palju see maksab ja minna edasi andmete allalaadimisele. Samuti on võimalik tellida andmete siis hõivet läbi siis samamoodi kas extendi või joonistades soovitud ala ja lõpuks, kui andmed on tellitud ja kohale tulnud, alla laetud, siis me näeme tervet ülevaadet oma siis tellimuste alt. Tellimuste alt on võimalik vaadata täpsemat lisainfot, kuvada selle tellimuse kas olemasolevasse rakendusse kaardi peale, et kus kohas ta täpsemalt on, või siis alla laadida siis pildiformaadis ning lisaks ka avaldada selle ArcGIS Online'i oma sisu alla, kas siis tile image layer'ile näiteks või tile cache'ina. Et need on siis niisugused kiired rakendused ja homme siis minu ettekande ajal me räägime täpsemalt ka Experience Builderist, et kuidas teha Web Builderist Experience Builder rakendus. Kuna otse migreerimisteed ei ole, aga see on kõik ilusti kenasti tehtav. Minu poolt hetkel kõik ja me võime siis edasi liikuda Niilsi ettekande poole. Aitäh! Aitäh Ivole! Mina tutvustan teile täna lühidalt, kuidas siis tehisintellekt võimaldab teil nüüd oluliselt hõlpsamalt ja efektiivsemalt luua välitöö andmekorja siis vorme ehk siis Survey 123. Olengi siis selles veebikeskkonnas, kus ma saan siis luua vastava vormi ehk siis väljas kasutava andmekorje veebilehe. Valin uus uuring ja alusta. Nüüd mulle luuakse nii-öelda tühi projekt, taustal vajalikud teenused, vajalikud kaardid, mida ma saaks siis oma eesmärgi päraselt vastavalt siis kohandama hakata, nii nagu ta alati on olnud.
et te saate siit paremalt võtta erinevaid siis välju, on ta number, tekst, kuupäev, foto, heli, kõik see, mis ka varasemalt on olnud olemas. Aga nüüd siin vasakul all näete, et mul on võimalik ka tehisintellekti kasutada ära siis oma vormi loomiseks. Ja ma olen ette valmistanud ühe palve talle, ehk siis palun loo mulle parkimisrikkumistest teatamise vorm, kus vähemalt on siis teatud väljad siin, rikkumise aeg, asukoht, foto ja nii edasi. Et ma võiks talle ka mitte neid välju ette öelda, ta saaks mulle ise pakuks välja, mis mul seal võiks olla, aga ma võin ka teda suunata, mida ta siis omale ettenägelikult ka ära täiendab, näiteks täiendavad märkused võiks siin olla. Vaatan üle ja mulle selline vorm sobiks ja genereeri. Nii, nüüd ta veel küsib üle, küsimuse koostaniga palun, et tegelikult tunni 2-3 vaev säästetud, mul on minu vorm olemas, kõik need väljad, kõik on täpselt vastavate tüüpidega, isegi domeenid on loonud ära nii nagu vaja on. Aga loomulikult ma saan minna ja ise siis hakata kohandama ka seda vormi, et vaatan, et tahan võib-olla, et mõni asi oleks natuke teistmoodi. Näiteks parkimisrikkumised, ehk siis kontrollör teeb seal pildi. Ehk lisaks nüüd, et AI on võimalik vormi meile genereerima, on ta ka võimeline siis andmeid automaatselt täitma. Ehk registreerimisnumber, ma lähen siis seadistan selle ära, et ta arvutaks selle ja arvutaks selle foto pealt. Ja atribuudiks ütlen, et assistendilt küsin seda. Nii, registreerimisnumbrit tahaks. Ja mida selleks teha? Ma lihtsalt palun tal eesti keeles. Kirjutan siia lahtrisse, eralda sõiduki registreerimise number pildilt. Eks, nii lihtsalt eesti keeles saab küsida. Ja okei. Ja kui ma niimoodi olen kõik oma vormi läbi käinud, oma soovitud muudatused sisse viinud, siis ma saangi ta lihtsalt publitseerida. Ja publitseeri. Nii, aga ma katsun nüüd näidata, kuidas andmete kogumine väljas toimib ka oma telefonist, et ma olen endaga siin üles seadnud siis koosoleku ja üks hetk võiks kohe tulla teile pilt ka. Nii, jaga ekraani, kogu ekraani kuva ja nii, mina olen seal pildi peal, aga ma avan siis vormi ka. Et need vormid avanevad siis telefonis, tahvlis, arvutis, igal pool. Ja automaatselt näete ära, et on juba kuupäev ja kellaaeg, ütleme, et need meile sobivad. Siis ma saan määrata ära asukoha. Ütlen, et see on näiteks minu enda asukoht, mis on siis antud hetkel siin hotellis. Paneme selle märgi siia maha, ütleme, et okei. Ja saan siis fotorikkumisest teha. Saan teha kaameraga autost või antud juhul mul hetkel ei ole siin ühtegi autot ees, ehk ma valin ta siis galeriist omal. Ja nüüd, kui ma allapoole kerin, siis te näete, et juba on pildi analüüsimine ja automaatselt siis tuvastati ära foto pealt sõiduki registreerimisnumber. Tuvastati ära, et see on Toyota, jah, märgi järgi oli seda võib-olla tunda, aga ta tuvastas isegi ära, et see on Corolla. Ja sõiduki värvuse samuti ütles ära, et see on hall. Et andmed on täidetud, põhimõtteliselt ma võin nüüd minna ja selle lihtsalt ära salvestada. Ja andmed on esitatud, ma ei täitnud tegelikult ühtegi välja, ma lihtsalt tegin ühe pildi ja AI täitis minu eest need väljad ära. Nii, aga minnes nüüd tagasi, siis teine pool, mida ma täna tahtsin rääkida, et kui meil see info on nagu siin GIS-is olemas, me saame olema kaardi peal vaadata, analüüse teha, siis tegelikult on võimalik seda meie GIS-i infot ka integreerida meie igapäevaste Microsofti töövahenditega, mida me kasutame. Näiteks üks selline hea viis oma töövoogude automatiseerimiseks on Power Automate, mis võimaldab siis meil defineerida sisendi, siis mingisuguse töötluse, kui me soovime teha, mingisuguse protsessimise ja väljundid. Ja antud juhul ma siis tegin, et kui meil tuleb sisend servile uus postitus, siis ta saadaks e-maili, ma saan ise kujundada ära, milline see e-mail on, ja samuti postitaks Teamsi kanalisse ja ma saan ka selle postituse siis ära konfigureerida. Teams on meie igapäevane töövahend, miks mitte saada kohe uut infot automaatselt välitöödest oma Teamsi kanalitesse. Ja kuidas see siis välja näeb, vaatame oma e-maili, tõepoolest minu kaustas on uus parkimisrikkumine, Toyota Corolla, dünaamiline link on loodud siia, klikkan peal, kui läheb hästi, siis siin võiks ka avaneda nüüd Experience Builderi rakendus, kus me näeme siis juba kogu seda infot nii-öelda siin veebikaardil, nii ja neid atribuute, mida AI täitis, mitte mina, see pilt on see, mille mina tegin siia juurde.
ja samuti, kui me nüüd läheme vaatame Teamsi kanalisse, siis näete siin parkimisrikkuse teavistustes 12.48 uus postitus, kõik on siin kenasti olemas, seesama info. Ja siit edasi saab juba kasutada Teamsi enda erinevaid sissejuhtufunktsionaalsust, näiteks saan luua uue ülesande, et on mingisugune kaebus tulnud, et see ei olnud ikkagi valesti parkimine, siis saame näiteks määrata, et Ivo Omer tegeleb sellega edasi, lisaülesanne. Nii. Aga Teamsi veel infoks on võimalik integreerida siis näiteks teie veebikaarte, et teil on konkreetsed kanalid, kus te arutate ruumiandmeid või tegelete nende ruumiandmetega, siis te saate põimida oma ruumiinfot siia kenasti sisse, et ei pea kusagile portaali lugema, vaid see info on kõik siit kenasti kätte saada. Näiteks klikkate peal ja atribuuti info koos piltidega on kenasti ka olemas siit kõik. Lisaks siis, kui Ivo on nii-öelda selle parkimistrahvi tühistamise taotluse ära menetlenud, siis tulevad teatud otsused, teil on dokumendid, need on SharePointis, siis on võimalik teil neid dokumente, tavalisi lihtsaid näiteks Wordi dokumente, mis teil SharePointis on, ruumiga rikastada. Ehk tehti otsus 05 ja nüüd see SharePointi dokument on võimalik siduda konkreetse ruumi objektiga. See tähendab, et SharePointi dokument saab endale geograafilise asukoha, et teil on võimalik liikuda SharePointist kaardile ja samas siis, kui te olete kaardirakenduses, tekivad sinna automaatsed SharePointi dokumendi lingid, et ei ole mingit dubleerimist, vaid kaks infosüsteemi on täiesti omavahel integreeritavad ja seotavad. Aga aeg surub peale ja minu poolt praegu kõik ja annan edasi Triinile. Tervist ka minu poolt, et kuna meil on reedel täiesti eraldiseisev kaugseirepäev, siis täna tegelikult keskendun hoopis 3D andmetele ja nende uuendustele. Ja 3D puhul on vaieldamatult saanud viimastel aastatel meie täiesti tavaliseks andmestikuks mesh-mudelid, võrkmudelid, nagu ka näiteks see mudel, mis on tehtud Arcis Reality'ga Tallinna vanalinnast. Ning sellise andmestikuga on meil tekkinud ka mitmeid uusi võimalusi andmetöötluseks ja analüüsideks, mida varem näiteks 2D andmestikel ei saanudki teha. Ja üks nendest on näiteks objektide tuvastus, et kui varasemalt tehti seda eelkõige 2D andmestiku peal, siis nüüd on meil olemas erinevad tööriistad, et tuvastada näiteks 3D meshi pealt fassaadidelt, aknaid, uksi, erinevaid detaile või siis ka punktipilvedest näiteks rattaparklaid või autosid, ehk siis 3D mudelite pealt ja andmetelt me tuvastame nüüd rohkem asju. Ja selleks on ka uued tööriistad, mis viimase aastaga on just välja tulnud, nagu näiteks objektide eraldamine punktipilvest klasteranalüüsiga, see võimaldabki näiteks tuvastada erinevaid maste, torne, puid, autosid, siis meil on olemas ka 3D-tseeni vaatel nüüd võimalus interaktiivselt tuvastada erinevaid objekte, näiteks siis aknad ja uksed ning varasemalt on olnud juba päris mitmeid viise ja tööriiste, kuidas eraldada punktipilvest erinevaid objekte, nagu näiteks elektriliinid, puud, maapind, aga et nüüd on tulnud juurde ka spetsiifilisemalt näiteks raudtee eraldamine punktipilvest ja neid tekib üha järjest juurde. Rääkides analüüsidest, siis kui meil on juba võrkmudel, siis võib-olla meil on hoopis vaja mõneks analüüsiks näiteks punktipilve, mida meil ei pruugi olla selle andmestiku kohta või selle piirkonna kohta, siis nüüd on olemas tööriist, mis võimaldab meie võrkmudelit konverteerida punktipilvedeks ja siis seeläbi jätkata enda analüüse punktipilvedega. Ja kui meil on juba siuke väga detailne võrkmudel, siis loomulikult erinevad vaateanalüüsid on olnud alati väga kasulikud selle andmestikuga ja nüüd see
nüüd siis viimase aasta uuendusena on see vaateanalüüs liikunud ka ArcGIS Prost ArcGIS Online'i, ehk siis seda veelgi interaktiivsemalt ja lihtsamalt online keskkonnas teha. Aga kiiresti ka mõned näited nende kohta siis. Siin on avatud 3D HDC mesh mudel ja sellise mudeli puhul näiteks me võiksimegi kasutada seda mesh tullast tööriista, juhul kui meil ei ole originaalis siis näiteks punktipilve olemas ja tulemuseks me saamegi koloreeritud punktipilve, mida me saame edasi analüüsida teiste vahenditega. Sama mudeli pealt meil võiks ka tekkida küsimus, et kus on näiteks aknad, kui me tahame veelgi detailsemat mudelit luua sellest ja kaardistada ära aknad, siis meil on olemas nüüd eraldi analüüsipaneelil 3D analüüsi tööriistade kastis interaktiivne objektide tuvastuspaneel ja siin saame validagi siis näiteks Esri, Windows ja Doors süvaõppemudel, mida on võimalik siis enda tseenivaatele rakendada. Ja tulemuseks siis mina valisin, et ma soovin punkte, aga samuti oleks võimalik olnud siis ka 3D polügoonidena need aknad siis eristada sellelt fassaadilt ja näiteks siis enda mudelit veelgi detailsemalt edasi arendada. Kui me Pro-keskkonnas juba oleme, siis väike meeldetuletus, et samalt paneelilt 3D analüüsi kastist me leidsime ka vaatevälja analüüsi, saime interaktiivselt panna selle punkti, kuhu me soovime. Hetkel siin on võetud näiteks Tallinna strateegiakeskuse droonivõrkmudel südalinnast, panin selle Viru keskuse verandale ja seeläbi siis saan analüüsida, et milline on seal vaade, mis alad on näha ja mis mitte. Ja niimoodi on mul võimalik panna neid erinevaid punkte ja ka analüüsida, et oletame näiteks, et kui see oleks kaamera, et mitu kaamerat siis katab mingit ala ja mis alad on täiesti katmata. Aga seesama analüüs, nagu ma mainisin, on nüüd ka tseenivaaturis, nii et kui te olete online'is, siis sama nupu alt, kui te tavaliselt lisaksite enda loodud kihte, siis nüüd me saame lisada ka vaatesektori analüüsi või viseerimisjoone analüüsi kihi ja teha täpselt samamoodi interaktiivselt neid analüüse enda tseenivaaturis. Lisaks on ka Dimensions tööriist, et saame teha erinevaid mõõdistusi, mis lähevad automaatselt siis meile uueks kihiks ja niimoodi saame erinevaid suundi analüüsida ja tulemuseks siis järeldadagi, et meie uurimispiirkonnast näiteks miljonivaade merele küll on, aga Toompeale hästi välja ei näe. Nii, aga online keskkonnast rääkides on kindlasti väga oluline ka välja tuua 3D objektikihid, mis võimaldavad siis nüüd lisada palju erinevaid 3D mudeleid ühele kihile nii online'i kui enterprise keskkonnas ja otse siis seda kihti muuta ja neid näiteks mudeleid lisada siis otse veebitseenil. Ja lisaks nüüd, mis on viimaste kuudega juurde tulnud, on see, et ArcGIS Maps SDK for JavaScriptis on olemas tööriistad selleks, et luua kohandatud portaal nende samade mudelite allalaadimiseks või uuendamiseks. Ehk siis, kui meil on näiteks, kui me soovime enda mudelit teha kättesaadavaks enda linnaelanikele või enda töötajatele, siis meil on võimalik luua selleks eraldi siis allalaadimise portaal. Ja kiiresti näitan selle töövooga ette, et kuidas siis kõigepealt 3D objektikihti luua. See käib kõige lihtsam on seda teha ArcGIS Online'is, samamoodi nagu te muidu kihte looksite, aga nüüd valiksite siit 3D objektikihi. Saate valida endale erinevaid atribuute, mida te näiteks iga mudeliga mida teilt küsitakse, võib-olla näiteks, et kus see mudel on pärit või mõned märksõnad selle mudeli kohta. Ja seejärel salvestatakse see tühi kiht siis teie online kontole.
Kui see on olemas, siis te saate enda tseenivaatel selle avada ja üles otsida siis ja avada ja hakata sinna enda arvutist erinevaid mudeleid lisama. Selleks on olemas siis muutmise nupp, new feature, valime enda uue mudeli, hetkel see on IFC mudel, tegemist on Kaja kultuurikeskusega, pärast mõningast ootamist lisatakse see mudel mu tseenile ja ma saan interaktiivselt selle paigutada täpselt sinna, kus ma soovin, skaleerida selle selliseks, nagu reaalsuses see on. Nii, aga nüüd hüppan siis näite juurde, et kui ongi loodud juba selline kiht, kus on palju erinevaid mudeleid, siis ArcGIS Maps SDK for JavaScripti abil saamegi luua siis 3D andmete allalaadimisportaali ja see on näide selle kohta. Ehk siis hetkel mina võiksingi siis olla see näiteks linnakodanik, kes tahab enda kodu alla laadida 3D mudelina. Selleks mul on võimalik kasutada siis interaktiivset selekteerimise tööriista. Valin välja endale mudelid, mida ma soovin. Mulle näidatakse ka ära, et kui mitu mudelit ja mis ruumalas või mis pindalalt siis alla laetakse ja ma laen need endale arvutisse. Nüüd mul on võimalik erinevates programmides seda siis näiteks muuta, kui ma soovin. Kui ei soovi, ma saan enda näiteks ArcGIS online'i teisele tseenile selle sama mudeli sisse tuua. Tegemist on siis endiselt selle sama kihiga, mis ma varasemalt lõin, aga nüüd ma siis tegin Kaja kultuurikeskuse parklasse hoopis uus arenduse. Nii, aga kui meil on juba olemas 2 maja, siis juurde oli vaja ka ülejäänud keskkonda ja tuletan meelde, et eelmisest aastast on olemas nii ArcGIS Pro kui online keskkonnas 3D aluskaardid. Ehk siis siin praegu on ka näha, et lisasin topograafilise 3D aluskaardi, mis lisas ka tegelikult maja minu Kaja kultuurikeskuse peale. Aga kuna tegelikult mul on ju enda mudel, siis ma ei soovi seda aluskaardiga kaasa tulnud mudelit, mis tähendab, et ma saan kasutada maski ja välja lõigata aluskaardi pealt siis selle vaikimisi kaardi või vaikimisi hoone. Ja tulemuseks ongi mul siis hoone 3D objekti kiht, kus on 2 erinevat mudelit ja 3D aluskaart. Kui kõik see näiteks ja üldse mesh tundub teile endiselt veel kuidagi kaugevõite või kättesaamatu, siis tegelikult see on teile kõigile lähemal kui iial varem, sellepärast et juba lähikuudel lisanduvad teie ArcGIS Online'i ja ArcGIS Pro keskkonda Google fotorealistlikud 3D aluskaardid. Et kui varasemalt ma näitasin lihtsalt topograafilisi, siis juba üsna pea on teil võimalus ühe nupuvajutusega saada aluskaart 49 erinevast riigist ja 2500 erinevast linnast fotorealistlike mesh-mudelitega. Nii et palju põnevat, mida oodata ja kõik on väga käega katsutav. Aitäh! Suured tänud, suured tänud. Oli põnev, ma loodan.